Oled sa üldse kunagi mõelnud, nagu ausalt nagu see oled sa mõelnud, mis tunne oleks elada Araabia Ühendemiraadis? Soe ilm on, seal on palju raha, õli, lambod, kõlab hästi. Kõlab iseenesest hästi, muidugi siis meil tuleks üks väga eestlaslik iseloomu omadus maha, aga ma usun, et see oleks probleemi, kui soe ilm ja lambod ja palju raha ja... Ega sa ometi joomisest ei räägi? Ma just räägingi joomisest, et seal vist kõige kangem asi, mida juua saab, on tee. Mis seal siis juhtub, kui sa jood? Kas siin mitte kividega surnuks ei loobitud või? See on üks võimalustest, aga minu vangi pannakse. Kujutad ette, valav ilm on literally fucking 39 kraadi, tahad õlu võtta ja sa läheb vangi selle pärast. Kujutad ette või? Ei kujuta, aga samas ma ei kujuta ka 39 kraadi ette, et meil siin praegu on mõnus +5 õues. Meil oli üks päev stuudios 39 kraadi, kui sa mäletad, see tõmbas märjaks küll. Jah, no siis oli küll õlut vaja kahjuks. Jah. See tundub, et see on mingi avantgardistlik piinamine siis nendele rahvastele, et õlut juua ei tohi, aga muidu kõik muu on nagu super. Mina mõtlen, Araabia Ühendemiraadist on ju päris arenenud riik ja mille järgi riigi arengut näha on, et kellel on kõige kõrgema kilvelõhkujad, et kellel on siis kõige pikem toru. Tuleb nii välja ja kui sa nüüd vaatad tagasi ajaloos, siis Araabia Ühendemiraadid on muidugi olnud supervõim läbi kogu ajaloo või siis tegelikult see oli kitsekarjus, et kuni nad avastasid nafta. Kumb variant see oli õige? Meenutame. Ei, see... Ajalooline superjõud või siis kitsekarjused naftaga? No ma sisetund järgi ütleks, et ajalooline superjõud, et kas nemad mitte ei rajanud Ameerikat? Nemad rajasid just Ameerika. Ja kui ma eksi, siis nad rajasid ka Venemaa. Jah, kindlasti. Et kõik inimesed tulid kõrbest ja hakkasid rajama riike. Noh, ja siis kõikide suur sõber Jeesus Kristus on sealt samast lähedalt pärit, mitte kaugelt just. Täpselt nii, kõik on lihtne ja loogiline. Ligidal.